No nüüd, kus korter on lõpuks valmis saanud, siis ma mõtlesin, ma teeks niisuguse vahva video, võtaks teid kaasa ja räägiks ühe maatriga sellest, kas need otsused, mis ma siin korteris langetasin, olid õiged otsused ja kui palju võiks selle korteri eest raha saada. Kuid, kui sa tahad teada, kui palju ma võiks selle korteri eest igakuiselt üüri küsida, no siis sa pead selle video kindlasti lõpuni vaatama. Ma arvan, et kui osta ühetoaline korter, siis on hea vaadata seda korteri suurust ja võimalusi, ehk et mida sellega teha annaks, et ta muuta võimalikult selliseks, ta võib olla ühetoaline korter, aga näiteks kahetoaliste omaduste või mugavustega, siis ta toimib hästi. See nagu hästi sõltub sellest, mida see inimene teeb. Kui ta ka, ütleme, kui ta on õpilane, siis ta tahab, et see pind oleks pigem kompaktne, et kulud oleksid madalad, sest siia juurde tulevad, üks asi on üür, aga teine on ka siis kommunaalkulud sinna juurde, ehk nad vaatavad seda kogu paketti. Aga samas, kui inimene peab töötama ka kodunt, siis tal sellel momendil siis on see oluline just see pinna suurus. Et mida rohkem ruutmeetreid, seda parem. Tegelikult neid tegureid on palju rohkem kui 2, aga samas ikkagi, mida tänapäeval inimesed hindavad ka üürikorterite puhul, nad vaatavad, et oleks köök korralik, et vannituba oleks viisakas, ilus, et muidugi see planeering, isegi ühetoalise korteri planeering hakkab mängima või asjade paigutus, kus on köök, palju on valgust, tegelikult ka hubasus, ma võiks öelda, ja pööratakse tähelepanu ka sellele, et ikkagi puhtus, värskus. No sa käisid siin korteris ringi, mis su esimene mõte või emotsioon oli, kui sa seda korterit nägid? Suured aknad, avarköök, siin on nagu mõnusen ja vaata, sul ongi sinna korteris juba mõeldud selle peale ka, et ma saan siin nagu süüa teha ja samas, kui ma tahan, ma saan siin oma, ma ei tea, läpaka taga mingeid asju, tööasju ajada, ehk et aknad, mõnusad suured. Kui sa teeksid selle korteri nagu müügiks, et kas see eest sulle tegelikult maksab seda, et kas see investeering toob sulle tagasi. Ta toob sulle tagasi nii palju kindlasti, et sa saad suuremat tähelepanu, sest ega klient ka hindab seda, et kui sa oled siia ikkagi, nad näevad, et see köök on nagu väga kena ja nii edasi. Kui me räägime veel korteri sisevõindusest, asi, mis mul tegemata siin on vannituba, kui nüüd inimene otsib endale üürikorterit, kas ta eelistaks pigem duši või ta eelistaks vanni? Seda ma olen küll märganud, et inimestel on nagu see vannis käimise armastus juba kuskil ära kadunud. Nii et kui sul on võimalik teha vann, eks, et see on nagu puhas pluss, aga see ei ole nagu selles suhtes siuke tegur, et mille deal breaker et kui inimesele meeldib see kõik muu, mida ta siin nagu näeb, siis ta on, üüriklient tegelikult saab sellest aru, et see on ikkagi üüripind, et ta ei osta seda, ta ei ole seda ostmas, ehk et kui mingid muud tegurid on nagu üle, eks ole, et siis nad sa ei pea muretsema selle pärast, et kas sul on duš või vann, mõlemad toimivad tegelikult täna hästi. Sinu vannitool on veel see pluss, et seal on ju aken. Tegelikult see loomulik valgus, jälle mingisugused väikesed detailid lisad, mille peale ma kohe ei mõtle. Me praegu hetkel ei asu nagu Nõmme südames või keskosas, et teiselt poolt võib-olla see on hoopiski pluss, sellepärast, et ka laagri on siin samas ja pääskülad ja kõik, et päris palju on kliente, kes vajavadki sellist, et ta ei pea nagu päris südalinnas olema, ta ei pea ka seal Nõmme keskuses olema, kus sa nagu selleks, et jõuda sinna koduni, pead tiirutama ringi, et tegelikult asukoha mõistes ei ole üldse nagu halb. Ja siin määrab ka see, et mitmendal korrusel sa oled ja ütleme niimoodi, et sul ikkagi vaated on ju põhimõtteliselt sisehoovi. Vaata, kui sa nüüd teete selle vannitoa endal, võtab selle power'i kokku ja sa teed selle ära, et ma küll tahaks sulle öelda, et sa võiksid katsetada siin äkki 590
pluss miinus kuskile sinna kanti. Ehk et võib-olla isegi, ma lihtsalt praegu lähtun puhtalt sellest, mis turul toimub. Et kui meil on paremad ajad, siis ma ütleks sulle, kuule küsi kindlasti rohkem. Et see on lihtsalt see moment, millal sa plaanid selle korteri üüriturule viia. Ehk et sellest suuresti sõltub ja natukene peabki vaatama, katsetama, sest siin piirkonnas on tõesti kapitaalselt renoveeritud või remonditud korterid, ongi siuke 600 ringis, ütleks, 650. Sul täna lihtsalt on see, et vannituba veel, vaata mingid Muidugi ka võimalus valides, valiks ka endale sama raha ees koha, kus on kõik siis korda tõstud, see oli ilmselge, et sellise vannile, aga sellist hinda nähtavasti hoolivad sellest, et kõik muu on hästi tehtud, siis küsida ei saa. Ma ei tea, kuidas sulle see vastus meeldib. Ei, see on nii aus vastus, aga ei. Aga siis ma mõtlen selle peale, et ega tänases turu kontekstis väga ei olegi, või on üsna keeruline osta endale korter eesmärgiga välja üürida. Siis ma mõtlen oma vahelaenu suurusele, tänasele Euriborile, siis täna natukene veel teeniks selle pealt justkui midagi, aga suurema korteri või tänaste turuhindade just, sest mina amsin 2 aastat tagasi, ma sain seda ikkagi alla 100 000 euro selle korteri üks ole. Täna ma arvan, et sellise raha eest ei saaks ükski korterit. Ei. Ja kui võtta nüüd see uus pangalaen, siis võib-olla jõuaks tasa head juhul. Jah. No võt, selline see video sai. Ma loodan, et te saite samamoodi targemaks, nagu mina sain. Ja tuleviku mõttes ma küsiks teie käest, kas sellised videod võiks olla midagi, mida ma võiks siia kanalisse veel teha, näiteks 5 küsimusega videod, kus me saaksime kõik koos targemaks ja räägiks, ma ei tea, rahast, kinnisvarast, millest iganes. Nii et kui teid huvitab, siis kirjutage kommentaaridesse ja kindlasti vajutage like ja miks ka mitte, hakake mind jälgima. Näeme varsti!